Volikogu alustame istungiga. Hääd elekter on vähemalt, saame istungit pidada ja kõike kirja panna ja nõdata. Ma arvan, et sellest kriisist väheke kauge kõnelas, et mis olukord siis on ja ma ettekande. Aga päevakorras siis nii palju, et tal on saadetud 7 punktine päevakord, vallavalitsuse infominuti, sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuse tegevuse ülevaade, Setomaa vallas tegutsevate avatud noortekeskuste ümberkorraldamine, teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine, hoonestusõiguse lõpetamine Mikitamäe küla koolina 5 kinnistud, avaldused kirjad ja järgmised. Kas on selle päevakorra osas kellelgi midagi lisada, täiendada, muuta? Kas võin, jah? Tähelepaneku 4. punkt, kas läheb teise või teiste? Teise on see. Teise on siin kirja. Kas ta puudutas kedagi teist ainult või teisi? Ei, kõiki teisi. Siis on ettepanek Teiste. Jah, ma ei tea, kuidas tal tekstis on, et põhimõtteliselt võib olla ka teise, et me otsustame iga teise omavalitsuse puhul või okei. Las ta päevakorras olla niimoodi, nagu ta on, kuna eelnõu on ka sellised ettevalmistatud, aga selle eelnõu juures tuleme selle teema juurde tagasi, et nii on korrektne või ei ole. Et kui rohkem märkusi ei ole, et ühehäälselt võime kinnitada päevakorra, kõik vastu ei vaidle, päevakorra kinnitatud. Alustame vallavalitsuse infominutitest ja sõna vallavanemga otsusega. Nii, austatud volikogu, Ilamised, vallavalitsus, et püüaks üle anda, ülevaate anda siis 2 volikogu vahelistest tegevustest. Eelarve poole pealt alustades siis meil on maksutulud, mis tulumaks ja maamaks on hästi laekunud. Praeguseks on tulumaksu laekunud siis 87,52%. Eelmine kord ka nagu eeldatavalt võiks isegi olla nii, et siis kus oli 100 000 laekub, meil planeeriti osta nagu rohkem. Ja teine maamaks on laekunud 78 000, see on 105% nagu planeeritust ja see on üle 10 000 rohkem kui eelmisel aastal. Et siin on ka võib-olla nagu selles mõttes, et maaosakond on head tööd teinud. Me oleme saanud päris palju ka ikkagi veel neid valgeid laike ja omanikud on neile tekkinud ja järjest rohkem maid läheb nagu kinnistusse. Põhitegevuse tulusi on meil laekunud 4,29 miljonit, see on 84,8% ja põhitegevuse kulusi on 3,69 miljonit, see on 72%. Raha on arvel 3,2 miljonit. Istungitel, mis siis on põhilisi otsuseid tehtud. Lihthange, Värska sadama rekonstrueerimine, promenaadi väljaehitamise, omaniku järelevalve väljakuulutamine ja tegelikult täna oli meil ka teine oli avamine, et täna oli ka siis avamine tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitusjärelevalve hanke avamine ja seal me tegelikult tõdesime, et konkurents oli tugev ja hind oli madal, kui me ise arvasime. Siis raske puudega lastele, neid on mitmeid, on sotsiaalteenuste korraldamine, rahaliste vahendite eraldamine, siis huvihariduse, huvitegevuse seotud avalduste rahuldamine ja rahuldamiste jätmine. Oleme kinnitanud Värska gümnaasiumi hoolekogu koosseisu,
ehituslubasid natuke alla 10 on väljastatud selle perioodi jooksul. Siis oleme otsustanud ka Setomaa vallavalitsusele laenu võtmise, mis volikogu on lubanud ja see lühidalt siis see, et 4 pangale saadeti nagu niinimetatud osalemishanked kutsid välja. Lõpuks esitas üks Swedbank ja laenu intress on 1,7. Siis korraldatud jäätmeveost vabastamine, osaline vabastamine, et seda ma olen kogu aeg öelnud, et me vaatame kõik ikkagi ükshaaval ja et seal peab reaalne põhjus olema, et niisama vabastab. Mitte eluruumi rendile andmine ja sellega kaasneb ka äriruumi üürilepingute lõpetamine, see puudutab siis Obinitsa külakeskust, et tegelikult siis külakeskuse köögist iti leevaköök kolis välja ja tegelikult on ka juba uus soovija rendileping seal sõlmitud ja see on siis OÜ Siidrikoda. Ja kui seoses sellega siis samal iti leevaköögil on ka sellest üleval üürivõlg, mis suur, see on ajatatud, allkirjastatud. Täna peaks olema esimene tagasimakse aeg, et hetkel seda olukorda täpselt ei jää. Siis on tehtud mitmed katastriüksuse jagamisi ja sihtotstarbed kinnitatud. Vallavara olen võõrandanud ja need on siis Mäesi, Obinitsa, Meremäe külas olevad kuplad ja puhastud. Need kinnistud. Me oleme tegelikult siis Setomaa haldusele müünud kõik 1 euroga, sest see kõige lihtsam nagu tegevus. Ja need on juba notaris ka käinud. Ühekordseid sotsiaaltoetusi makstud, siis oleme ka liikmeõiguse volitatud isiku nimetanud, see on siis Pihkva kalanduspiirkonna arendajate kogu, sinna sai esitatud Martin Sulk, kes siis esindab Setomaa valda seal. Lihthanke Värska lasteaia vundamendi soojustamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, hajaasustuse programmi raames kasutamata jäänud vahendite tagastamine. Need on väikesed summad, need on, kes ei ole siis, et aruanded kokku läheksid ja siin ei ole suuri summasid mängus, et pigem seal alla 100 euro ja väikesed sellised, et aruanded esitatud ja siis on need otsused teha. Siis Lihthanke Värska talumuusel lauda heinaküügi rookatuse rekonstrueerimine ja nurnuks solistamine. Vahepeal tundis, et me saame selle projekti, see on Setomaa arenguprogrammist rahastatud projekt, et selle käima siis tegelikult selle ettevõttega ei saanud ja tunnistame nurnuks ja leiame, praegu oleme leidnud seal teisi lahendusi projekti osas siis. Et siin on see, et eelnevalt oli siis projekti Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise, projekteerimise, ehitustööd omaniku järelevalve kuulutamine. Ma just rääkisin, et tänavale avamine ja neile oli soovitud tulemused. Aasta inventuuride läbiviimine, siin me oleme siis kinnitanud kõikidele allasutustele esindajad ja esindajad, vallavalitsuse esindajad ja siis nüüd vallastusjuhid peavad siis oma komisjonid kokku panema ja aasta inventuurid läbi viima. Me oleme Setomaa vallavalitsuse siis 12.08.18 määrus number 2 Setomaa valla hankekord muutmine. Me muutsime hankekorda, kui varasemalt oli meil selline hankekorda sisuliselt tekstilist osana väga midagi muutnud, aga muutsime piirmäärasid, et kui me alates 5000 pidime varasemalt hanke välja kuulutama, siis praeguste hindade juures siis see võib olla nagu ebamõistlik ja see nüüd
piir on viidud 10 000 peale ja aga alla selle on ka ikkagi loomulikult kõik kohustused võtta pakkumised, vähemalt 3 pakkumist ja välja saata nimelt küsimised ja need kõik dokumenteerida, aga et me iga sellise näiteks ta on alla käibemaks või niisugune 5100 eurone kulutuse muidu peaksime kõige peale hankid koostama. Et see nüüd tõstsime natukene siis nüüd piirmäärasid. Siis on ka siin Setomaa sundvalduse muutmine, see sundvaldus on siis Setomaa vallas Värskal, Soikerõssas, Treskis, Võõpsus, Tereesias, Lüübitsas. Seda ma rääkisin, et meil on eelmisel korral, et kõik on veel, kõik ei ole veel tehtud, aga see on siis seoses tänavavalgustuse projektiga, et me seame nende tänavavalguste postidele ja vald seab siis sundvalduse. Ja siis ka selle 2 volikogu vahele on jäänud siis avatud hankemenetlusega hankeprojekti Setomaa valla tänavavalguste taristu renoveerimise projekti ehitustööd pakkumise edukaks tunnistamine. Kui eelmine kord ma rääkisin, et pakkumised olid esitatud, me tegime järelpärimisi ka KIK-ile ja riigihangete registrile, sest üks pakkumisdokument oli nagu puudu, aga kinnitust, et see odavat pakkumist ei takistanud edukaks tunnistada ja see otsus on tehtud. Nii et praegu see tänavavalgustuse projekt nagu läheb nagu edasi. Juba käib ja projekteerimine käib. Värska lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine, Obinitsa raamatukogu lahtiolekuga aegade kinnitamine, natuke muutmine, puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks taotlejate nimekirja kinnitamise muutmine. Seal oli üks taotleja vastand sellele programmi eesmärkidele ja pidime selle välja vahetama. Need olid siis vallavalitsuse istungite teemad või otsuste teemad. Siis kui nüüd tagasi vaadates veel, et siin toimus Lõuna prefektuuriga kohtumine, kus volikogu esimees osales, on toimunud siin ehituskooskõlad monumendi rajamise osas, maanteede ehituse osas, Luhamaa maantee osas ka. Oleme edastanud ka külarahva pöördumised on maanteeprogrammi või maantee nagu ehituse tagajärgide osas, kus inimesed võib-olla väga hästi liikuda ei saa. Oleme püüdnud neid ka nendele tähelepanu koosolekul oleme pööranud tähelepanu nendele vigadele seal. Meile sellist otseseid vastuseid pole sellele öeldud, et ootame vastused ära, aga seal on nagu mitmeid selliseid nagu puudujääke. Aga midagi head Maanteeamet seal ei lubanud. Siis on ka külastuskeskuse ehituse koosolek. Nüüd peaks jällegi ehitaja lubanud novembri alguses Mikitamäe teenindusmaja või vallamaja siis remont tulema ja tähtaeg on seal lepingujärgne 20. november, et ta siiski peaks ära jõudma. Kõik ettevalmistused on seal tehtud juba ammu, et ta nagu peale tuleb, nüüd oli siis novembri alguse kuupäev, et siis peaks järgmine nädal olema, et ta tuleb tööle. See oleme tegelikult ka rahvusvaheliste projektidega ja üks projekti koosolek või avamiskoosolek või avamine oli spetsiaalne turu avamine, siis veel Eesti-Vene programmist Healthy projektis toimus Setomaa Rätina Pihkva laste laager, nädalane edendusfondi koosolekus osaletud,
Vallavanem on ka osales Tartu 2024 kultuuripealinna koosolekul, kus siis vaadati korraks tagasi ja lepiti nagu põhimõtteliselt selline asi kokku, et minnakse edasi sellise teemaga, et aastal siis 2021–2024 omavalitsused löövad ka kaasa siis rahastuses, kultuuripealine rahastuses ja seda siis praegu arvestatakse 2 eurot inimese pealt iga aasta. See loomulikult tuleb volikogu laua peale ja kõik need põhjendused, aga esialgne selline kokkulepe kõikide valdade osas oli see, et lähme sellega edasi ja mis siis nagu sellist vald saab, kui palju vald annab selle kultuuripealinnale tagasi, see on kõik nagu juba järgnevad tegevused. Siis juba järgmise aasta kuningriigi koosolek oli platsi peal, kus siis Arnega osalesime. Setomaa halduse koosolek oli, käisime läbi teemasid, päris mitmeid, protokolli koostatud, järgnevad tähtajad antud, millal midagi teha. Siis Setomaa aastaettevõtja auhinnad kätte antud. Eelarve menetlus on käimas, praegu sisuliselt on nii, et kõik allasutused ja on oma soovid esitanud. Kõikide muude asjade kokkupanek ja kohustus on meil 1. detsembriks volikogule eelarve üle anda. Siis käib ka maareform jätkuvalt veel, et Setomaa vallas on siin oktoobri alguses antud nii 622 valget laiku, mis peaks saama võimalikult kiiresti siis kinnistusse siit ja kokku oli see siis üle 600 hektari maad selle juures. Ja maaosakond Erika tegeleb sellega nagu väga tõsiselt. Seto instituudi põhikiri on siin ka kooskõlastamisel. Seto instituuti on niimoodi ümber planeeritud nagu restruktureerida, et ka 2 valla esindajat oleks Seto instituudi nõukogus. Nii et vaatame, kuidas see nagu läheb. Ja võib-olla olemegi selle nagu tormi juurde jõudnud. Mul on siin üks väikene lühike nagu memo tehtud sellest, mis siis nagu tegevused olid. Torm oli siis 27. oktoobri õhtul kell 5 hakkas seda pihta, kus kuskil kella 5 läks vool ära. Kõik see õhtu ja öö oli siin päästeteenistused väljas, lõikasid teid põhimõtteliselt lahti, et inimesed liikuma said. Siis järgmisel päeval saatsime vallavalitsuse esindajad piirkondadesse ja lahendasime seda koolide, hooldekodude esmased probleemid. Söögi tegemine, vesi, vedasime ka kanistritega vett kohe ja siis ka oli üks vallabrigaad selline, kes käis vallaha teid nagu lahti lõikamas ja kohe tollel õhtul just vallateedel ja aitas ka siis kinnistutel, mis nagu olid murdunud avalike hoonete juures. Siis 29. valmistasime ette või nagu oli siis valmistatud ette nagu Mikita, Meremäe, Värska vee- ja kanalisatsiooni nagu toimimine, sellel need generaatorite asjad ja siis Värskas tuli vool tagasi, aga kuna pumpla oli katki, siis Värska vesi taastasime generaatori abil. Mikitamäel tuli osaline vool tagasi, aga sellega sai tööle vesikanalisatsioon ja Mikitamäe valgus
koolimaja ja koolimaja lasteaed olid ühe baasi peale läinud. Siis 29. saime ka Meremäele tööle vee ja hooldekodu kütte, siis panime nagu generaatoritel tööle ja siis õhtul 3 tundi hiljem siis tuli ka vool tagasi. Sel samal päeval siis saime Saatses ainult tööle hooldekodu kütte, see küttis ka siis kõrval olevaid 2 korrusmaja. Ja järgmisel päeval siis 30. siis eile saime siis suurema osa Mikitamäed nagu elektri tagasi, see käis ka niisugune otse elektrikutega suheldes, sest olid nagu mitte põhiliinide rikked, vaid olid sellised väikeste alajaamade ja madalpinge nagu rikked ja need sai läbi siis kohalike inimeste Ülo Kõivu ja Arvi Keerpalu nagu taastatud ja seal need Mikitamäed sai nagu suuremal osal siis nagu voolu tagasi, kuigi seal on praegu ka nagu asulas sees on ikkagi kohti, kus ei ole voolu. Siis Meremäel oli juba koolipäevaga oli kokku lepitud Obinitsas ja tegelikult siis oli Meremäe kool ka tagasi ja söögi tegemine siis tuli ka juba Meremäel tagasi, sest vahepeal hooldekodu söögi tegemine oli ka Obinitsas. Saatse on jätkuvalt pime, praegu ka veel, aga Saatses saime siis eile õhtul 3. generaatoriga, Elektrilevi generaatoriga siis hooldekodule valguse, küte toimib. Nii et ja vesi ja kanal toimivad praegu siis ka Saatses. Siis täna öösel siis said ka siin Luhamaa, Netsa ja Treski, Koidula nagu elekter taastunud ja Saatse lubadus on täna kuskil 7, aga tuli välja ka veel, et tegelikult on ikkagi Vene saapas on murdunud puu ja enam ei olegi üldse nii kindel, et täna saab. Ja siis nüüd hakkavad need üksikud kohad veel siis näiteks Karisilla osas osade seal pigem Elektrilevi soovitas evakueerida inimesi, et nad ei luba seal nii kiirelt millistki lahendust aga vaatame nüüd ükshaaval, et on ka generaatoreid juba kohal ja siis vaatame ükshaaval neid. Sotsiaalosakond on tegelikult sisuliselt kogu ala läbi sõitnud, tegelikult sattus ka samale ajale toidu jagamise või toidupanga sotsiaalabi nagu jagamine, et tegelikult inimesed rahulikud, peaks olema kõik kontrolli all, on ka helistatud ja läbi käidud kõik piirkonnad Mikitamäelt nagu Luhamaal ja käiakse jätkuvalt, et neid seda nagu olukorda kontrolli all hoida. Ja minu poolt kõik. Aitäh! Kas vallavanemale on küsimusi? Kas kommenteerida kaugel see Meremäe siis selle nõndanimelt arstipunkti avamine, millega see on seiskunud? Meremäe arstipunkti avamine seisab tegevusloa taga. Tähendab, et tegevusloa taotlus sai siis Terviseagentuuri poolt sisse antud 1. oktoobril või natuke varem. Lõplik tegevusloa taotlus. Menetlemise aeg on 60 päeva Terviseametil.
aga me tegelikult loodame, et see tuleb ikkagi kiiremini, Terviseamet on koha peal käinud, vaadanud üle, ruumid tegelikult sobivad. Sinna on siis sanitaarremonti tehtud, käisin ka veel endine perearst, mis on nagu suhelnud ja uus perearst on ka koha peal käinud mitu korda ja on ruume ümber korraldanud ja et selles mõttes, et nii nagu see Terviseameti luba tuleb, nii kohe ta lahti läheb. Nii et ma seda täpselt kuupäeva ei oska öelda. Ja sellepärast ei julgegi nagu ette nagu rahvale nagu seda kuupäeva öelda, kuigi juba öeldi, et 1. oktoober, aga ma juba eelmine volikogu või see oli üle-eelmine, ma ütlesin, et me ei kiirustaks sellega, sest eeldatavalt see ei lähe nii lihtsalt. Aga ma usun, et ikkagi nagu peab tulema. Aitäh, on veel küsimusi? Veel küsimus, aga võib-olla tänusõnad siis, et Facebookis oli hästi põhjalik ülevaade jooksis seal väga Valanemise instituut oli seda levitanud, seda oli hea lugeda ja tänusõnad siis nende kellele, et tegelikult oli võimalus siis Meremäe lasteaia lapsed evakueerida Obinitsa lasteaeda, et esipäevasel päeval, et väga hea võimalus, et seal on kogu olemas. Ja ma arvan, et Meremäe piirkond kannatas natuke vähem kui Värska piirkond. See tundub vähemalt. Aitäh. On veel küsimusi? Ma lihtsalt tahaksin tänada, et me eile olime Võrus agentuuri inimestega, natuke rääkisime erinevates valdades, et Setomaa vallas oli ikkagi inimestel võimalik siis, kui nad neti said näha, et mis toimub ja mis saab, et see ei olnud mitte kõikides valdades. No siin saab nagu öelda, et tegelikult üks hästi suurete tegija on Raivo, et Raivo on omaks töötmiga nagu askeldanud, siis ongi siis Setomaa halduse osas, on veekanali osas, et siinpool oli Abo nagu vastutada, siis Värska osa on Toivo vastutada, Illar siis nagu Mikitama osas ja need inimesed on kõik kogu aeg töös olnud. Nii, aitäh. Lähme edasi, järgmine päevakorrapunkt on meil sihtasutuse Võrumaa arenduskeskus tegevuse ülevaade ja ettekandjatena juhatuse liikmele Tiit Tootsile. Nii, tere päevast, head Setomaa vallavolikogu liikmed ja vallavalitsuse töötajad. Mina olen Tiit Toots ja olen Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige ja ühtlasi ka Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees. Siis täna meil on selline situatsioon, et Omavalitsuste Liidus tegevusi ei toimu, et meil on seal täna 3 projekti, aga muid sisulisi tegevusi ei ole. Kõik Omavalitsuste Liidu tegevus on tulnud arenduskeskuse alla ja arenduskeskus asutati, siis otsustati, et nii liitu kui arenduskeskust juhib üks inimene. Võrumaa arenduskeskus siis asutati 2017. aastal ja asutajaks olid kõik toonased Võru maakonna omavalitsused ja lisaks ka siis Orava vald Põlvamaalt, ehk siis Setomaa, tänase Setomaa valla piires oli siis Meremäe vald ja siis ka Misso vald Jupikesega. Ja toona siis otsustati, et ei hakata seda, oli teada, et riik annab ridamisi ülesandeid üle omavalitsustele ja omavalitsused leidsid, et neid ülesandeid on mõistlik ühiselt täita ja otsustati, et ei hakata neid ülesandeid erinevate organisatsioonide vahel killustama ja tehti siis üks organisatsioon. Ja eks see ühe organisatsiooni loomine oligi ühtegi nagu majanduslik kokkuhoid ja siis ka erinevate tegevuste dubleerimine, killustamise vähendamine.
meile siis tulid üle ülesanded 3 organisatsioonilt, et siis Võrumaa Arenguagentuur, kes siis oli loodud riigi poolt, ehk siis Võru maavalitsuse poolt. Arenguagentuurist tulid kõik ülesanded üle, maavalitsuse poole pealt tulid siis maakonna arendustegevus, rahvatervise ja turvalisuse ja kultuuritegevused ja omavalitsuste liidud siis selline omavalitsuste vaheline koostöö. Ja selle aasta kinnitatud eelarve siis on ligi 900 000 eurot, see on siis koos projektidega. Lõviosa raha tuleb meil siis riigi ja riigiga seotud erinevate asutuste poolt. Omavalitsused rahastavad siis 25% eelarvest, see on siis läbi tegevustoetuste ja ka läbi erinevate ühekordsete projektide, et näiteks sellel aastal oli üle-eestiline laulu- ja tantsupidu, mille selline maakond koordineerimine käis läbi meie ja ka osa kulusid siis omavalitsused kandsid läbi meie. Ja täna nõukogus 9 liiget, Setomaa poole pealt siis on nõukogu liige on Raul ja Vello. Ehk siis me oleme igast omavalitsust on üks esindaja, lisaks oleme kaasanud ka ettevõtjaid, üks MTÜ-de esindaja ja ka tsentri esindaja nõukogus. Juhatus olen täna mina üksi. Meil on organisatsioonis kokku töötab 18 inimest 16,5 töökohal. Millega me siis tegeleme? Et maavalitsus tuli meile üle siis maakonna arengu planeerimine. Möödunud aastal sai siis koostatud Võru maakonna arengustrateegia aastani 2035+, mida me oleme käinud Setomaa vallavolikogus tutvustamas. See on ka teie poolt kinnitatud. Samuti viisime läbi maakonna ühise jäätmehanke. Täna käib jäätmekava uuendamine, mis peaks ka jõudma peagi volikogu lauale. Meil on ka ridamisi ühisprojekte, mis kas siis on elluviimise staadiumis või on siis ootame positiivset vastust. Korraldame ka Hunkimaal loometalguid, et tänaseks päevaks on 4 loometalgut korraldatud ja on teada, et 2020 on siis Kuldres ehk siis Antsla vallast oleme loometalgud. 2021 loodame ka jõuda Setomaale loometalgutega. Loometalgutelt näiteks on oma hoo sisse saanud mahe- ja muhealgatus, ehk siis täna liigutakse selles suunas mahetoit tuua koolidesse. Siis oleme osalenud Kagu-Eesti programmi ettevalmistamisel ja rakendamisel, ehk siis riik on andnud Kagu-Eestile aastas 800 000 erinevate algatuste elluviimisel ja täna on siis 3 meedet on ettevõtlusmeede, et see on tänaseks siis sulgunud. Meie maakonnast oli 11 taotlust, kogu summale 320 000 eurot ja jagada meil on 150 000 eurot. Siis peagi peaks käivituma spetsialistide programm, mis on siis inspiratsiooni saanud Setomaa programmist Noored Setomaale, et sarnaselt üles ehitatud. Ja praegu käib 3 maakonna koostöös piirkonna mainetegevuskava koostamine. Samuti oleme ka vastutavad maakonna välissuhtluse eest, et täna näiteks võõrustasime 5 regiooni omavalitsustöötajaid, kes tegelevad ettevõtlusega. Siis veame eest ka omavalitsuste vahelist koostööd, et selle aastas üks suurimaid projekte oli ametnike Kagu-Eesti välitöönädala ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine. Loodetavasti said ka mõned volikogu liikmed seal osaleda. Siis detsembris lähme taas Riigikokku, kus siis on väljas meie piirkonna käsitöö, ehk siis käsitöö näitus ja müük ja samamoodi läheb ka üks delegatsioon, kes siis kohtub erinevates riigiametites erinevate inimestega. Ettevõtluse poole pealt siis tegeleme nõustamisega, et nii alustavad tegutsevad kui kasvupotentsiaaliga ettevõtjad. Kasvupotentsiaaliga ettevõtjate nõustame meil 3 maakonna peale. Siis nõustame starditoetuse taotlusi, erinevad mentor- ja kogemusklubid. Äsja lõppes ettevõtlusnädal, mille raames Setomaa aasta ettevõtjate tunnustamine. Siis tegeleme noorte ettevõtlikkuse arendamisega, erinevad algatused ja ka meie palgal on ka Setomaa ettevõtlusnõustaja. Turismivaldkonnas turismiturunduse tegevused, et näiteks lõppes just Umamäe restoranide ja kohvikute nädal, mida rahastavad siis ettevõtjatega. Turismikoordinaator aitab seda projekti ellu viia. Praegu on üks algatus
algatusgrupp käib koos, et algatada Lõuna-Eesti turismiklaster, et me oleme ka samuti seal algatuses kaasas. Meie all on ka turismiinfokeskus, Võru turismiinfokeskus. Heaolu valdkonnas on peame eest sotsiaaltöötajate võrgustikku, et see võrgustik käib regulaarselt koos, samamoodi ka perearstide võrgustik, et ma tean, et homme kogunevad jälle maakonna perearstid erinevatel teemadel nõu pidama. Siis vahendame riigi rahasid, ehk siis kogukondliku turvalisuse toetusskeemid, see on aastas siiamaani on 12 000 eurot. Ja 15. novembril on toimumas siis Võrus heaolu foorum, kuhu siis oodatakse sellise heaolu valdkonna algatusi ja ideid ja kui idee nagu läheb enamikule peale, siis moodustatakse meeskonnad ja hakatakse neid ideid siis reaalselt ellu viima. Haridusvaldkonnas on samamoodi veame eest erinevaid võrgustikke, korraldame maakondlikke tunnustusüritusi, et siin äsja oktoobri alguses oli kooliõpetajate tunnustusüritus, kus anti üle ka maakondlikud nominatsioonid. Vahendame ka riigi vahendeid, mis siis nagu on suunatud erinevate aineühenduste töö korraldamiseks ja olümpiaadide korraldamiseks. Kultuurivaldkonnas on meil ridamisi tunnustusüritusi, et siin novembri teisel nädalavahetusel antakse välja maakonna aasta isa tiitel, samamoodi anname välja aasta ema tiitlit. Meie eestvedamisel toimub maakonna laulu-tantsupidu, siis selle aasta üks suurimaid projekte kultuurivaldkonnas oligi üle-eestiline laulu- tansupeo tegevuste maakonna koordineerimine. Ja lööme kaasa ka kultuuripealinna Tartu 2024 protsessis ja Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid valisid loodavasse sihtasutusse siis end esindama mind. Ehk siis peagi luuakse ka sihtasutus Tartu 2024. Toetame ka vabaühendusi läbi nõustamise, siis toimub iga-aastased vabaühenduste arenguprogramm. Novembri lõpus toimub ühisnädal, mis on siis suunatud vabaühendustele ja ühisnädala raames toimub ka aktiivsete kodanike tunnustamine ja aasta küla valimine. Möödunud või sellel aastal sai Setomaalast Ründse küla siis üle-eestiliseks külaks ja nominent saab esitada kuni täna õhtuni, et kui teil on maht ja ideid ja seda veel teinud ei ole, et siis kindlasti väga aktiivselt esitage enda kogukonnast inimesi tunnustamisele. Siis meie all on ka Europe Directi teabekeskus, ehk siis jagame Euroopa Liidu alast infot. Tegelikult teabekeskuse uksest väga veel inimesi sisse ei astu, aga lisaväärtus on see, et me saame korraldada selle raames erinevaid üritusi, et ma olen kõige populaarsem olnud igakuised Euroopa väärtiliõhtud, kui Kandles on võimalik tasuta tulla kino vaatama ja pärast toimuvad ka erinevad arutelud. Just oli ka keeltekohvik, mis on selline ühekordne projekt, et kus oli samamoodi võimalik õppida paarikümmet keelt ja ka seto keel oli esindatud seal. Siis vahendame ka erinevaid toetusi, et siin oktoobri algul läks just kohaliku omaalgatusprogrammi voor lukku, et see toimus 2 korda aastas, et see raha käib kõik läbi meie. Siis Setomaa arenguprogramm eeltaotlusvooru nagu läbiviimine on meie peal viimast 2 aastat olnud ja järgmist aastat ei oska öelda, kuidas see läheb. Siis maakonna arengustrateegia toetuste maakondlike kokkulepete tegemine tegeb meie eestvedamisel. Siis kompenseerime Vene Föderatsiooni viisasid, ehk siis kelle lähisugulased elavad või siis on maetud piiri taha, et on võimalik saada kompensatsiooni viisade jaoks. Ja praegu on ka meie all viisakoordinaator. Selline lühike ülevaade ja põhjus, miks ma täna tulin siia, on see, et arenduskeskus on omavalitsuste asutatud, et anda teile selline ülevaade, millega me tegeleme ja ka teistpidi võib-olla saada teilest tagasisidet, et kas see, millega me tegeleme, on õige ja võib-olla on veel miskit, mida üks veel otsa. Aitäh, Tiit! Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Ei olegi küsimusi? lisakoordinaatori küsimused väga tagasi. Jah, aga küsi. On.
lisakoordinaatori küsimus, erinevaid lahkarvamusi seal vist, kes saab ja kuidas saab. Noh, eks see ei ole seotud koordinaatori endaga, see on seotud siis konsuliga, kes Tartus resideeriva konsuliga, et kui siin headel aastatel oli ligi 2000 viisat, siis selle aasta esimeses pooles oli mingi 200-300 viisat, mis nagu tuli läbi viisakoordinaatori. Kes neid kraane keerata sellest kinni, kes üle piiri käivad ja sellist kultuurikoostööd teevad, need teavad, mis paberid seal peab juba esitama. Varasemalt said lihtsalt viisas, täna sa pead ära tõestama, mis sa seal teed ja sa ikka teed seda, mille jaoks sa viisat tahad. Nii, on veel küsimusi? Ei ole, aitäh Tiit. Veel enne, kui päevakorraga edasi minna, Feeliks nüüd teisel katsel on jõudnud kohale. Feeliks! Meil on sünnipäevalaps Feeliks. No ma ei tea, kui välja käib. Kõik tulevad sellest. Sada või kuva. Vahet ei ole kohe taha. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallas tegutsevate avatud noortekeskuste ümberkorraldamine. Ettekandeks sõna Karin Viljude. Lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed. Ees on siis otsuse eelnõu Setomaa valla tegutsevate avatud noortekeskuste ümberkorraldamise kohta. Käesoleval hetkel tegutseb siis Setomaa vallas 3 avatud noortekeskust, millel on samasugused tegevuse eesmärgid ja ülesanded. Ümberkorraldamise eesmärk on siis praeguste noortekeskuste liitmise läbi moodustada ühendasutus, mille tulemusel paraneb noorsootööteenuse kättesaadavus kvaliteet ja tugevneb siis vallaline noortevaheline koostöö. Tekib ka ühtne koordineerimine huvitegevuse osas. Ümberkorraldamise tulemusel noorsootööteenuse maht ei vähene, praeguste asutuste poolt kasutatavad ruumid jäävad alles ja nendes jätkub ka edaspidi noorsootööteenuse pakkumine. Ja eelnevast tulenevalt on siis ettepanek korraldada ümber oma vallas tegutsevad avatud noortekeskused järgmiselt. Meremäe valla avatud noortekeskus ja Mikitamäe valla avatud noortekeskus liidetakse värske avatud noortekeskusega. Setomaa vallavalitsuses hallatavad asutused Meremäe valla avatud noortekeskus, Mikitamäe valla avatud noortekeskus lõpetavad tegevuse 31. detsembril 2019 ja moodustava ühendasutuse nimi on Setomaa noortekeskus. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Liivikule. Seisukoht vastuvõttav otsus. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele, Feeliks? On küll. Nüüd huvitav, et siuke asi, et liidetakse Värskale, Mikitamäe ja Meremäe. Miks ei olla teistpidi, et mis selle põhjus on, just Värska? Kellele küsimus, kes vastab? Ma arvan, et spetsialist. Selle tõttu, et Värska on hetkel kõige suuremas piirkonnas, lisaks kõige suurem noortekeskus. No see ei ole põhjus. Et äkki täpsustate ikkagi. Nii, Raul tahab täpsustaks, et see on sisuliselt ju tehniline protsess, me jätame ühe reknumbri alles. Et üks reknumber peab jääma alles ja selle nimi muudetakse ka Setomaa noorsootöökeskuseks. Ja kaks noortekeskuse reknumbrit nagu ära kaotama. Et me oleme teinud ka ju hooldekodudega, haldusega neid asju ja ma arvan, et see on lihtsalt tehniline küsimus, siin ei ole nagu millestki tagamõtet. Ja võib-olla kui sealt vaadates, siis
võib-olla kõige rohkem projekte on päästeametitega seal Värska osas sama või selle reknumbriga poolikuid nagu kõige rohkem. Nii et noh, ega vallavalitsus võib öelda ka, et jääb mingi teine reknumber, aga noh, meie peame kõige mõistlikumaks see reknumber ja selle nimi muudetakse, see ei too mitte midagi muud kaasa. Et tehniline küsimus. Aitäh, kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Ja Felix, teine küsimus. No ma küsisin, et kas siis see teenuse osutamine muutub paremaks, et nüüd ma vaatan nagu, et praegust on Setomaa see hooldekodu ja Setomaa haldus ja aga ei tundu, et midagi oleks paremaks läinud, et võib-olla asi on liigunud nagu vastupidises suunas. Kas, kuidas siis see nüüd hakkab toimima nägemusse? Aitäh. Praeguse Mikitamäe valla noortekeskuses on praegu töötaja poole kohaga esimesest või uue struktuuriga nähakse ette täiskoht, nii et ta kataks ära ka siis kooli huvijuhi ülesanded. Aitäh, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh ettekandjatele. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Jah, Arno Raja. Mul on nagu, sa olid sõna, et muutub kvaliteet juhtimises, siis ma loodan, et see juhtub, et ühise juhtimise all, et kas see Meremaa noortekeskuses ettekirjutused, mis on, need ei läheks täitmisele, et neid sai tuleks kunagi see valge paber, et sulgetada, see asi hakkaks nagu normaalselt toimima, et neid ettekirjutusi ei oleks. Kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove? Ei näe. Lugupeetud volikogu. Kuna ka komisjoni ettepanek oli otsus vastu võtta, siis panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallas tegutsevate avatud noortekeskuste ümbervallandamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt, 12 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevapunkt on teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Ettekandeks sõna Karin Liivisena. Põhikooli ja gümnaasiumi seadus näeb ette, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses siis teised omavalitsused proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade linnade haldusterritooriumil. Riigikohus otsustas 9. novembril 2017 Jõelähte vallavolikogu kaebust lahendades, et kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis, siis ei saa teda kohustada maksma oma eelarvest kinni laste õppimist teise omavalitsuse koolis omavalitsuse kokkulepet sõlmimata ja kaasarääkimise õigust omamata. Ja Riigikohtu otsusest lähtuvalt tuleb siis põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 83 siis igal juhul muuta või vähemalt osaliselt kehtetuks tunnistada. Käesoleva ajani ei ole Haridus- ja Teadusministeerium seda muutnud ega tunnistanud osaliselt kehtetuks, mis tõttu tuleb siis volikogul otsustada jätkata Setomaa valla eelarvest teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmist vabatahtlikkuse alusel kuni seaduse muudatuseni. Ja võib-olla siis nii palju ka veel, et ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär 2019 on 91 eurot kuus ja 2020. aasta selline eelnõu on 92 eurot, nagu eurosega tõuseb. Ja ettepanek on siis jätkata Setomaa valla eelarvest teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmist vabatahtlikkuse alusel nii kuni 31. detsembrini 2020 või kuni seaduse muudatuseni. Aitäh, kaasettekandeks Liivika poolele. Komisjoni seisukoht otsus vastu võtta. Aitäh.
küsimusi rohkem ei ole. Aitäh ettekandjalt. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Siis tuginedes komisjoni otsusele panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 12 poolt, 2 otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on hoonestusõiguse lõpetamine Mikitamäe küla kooli tema 5 kinnistul. Ettekandeks sõna Erika Joonasele. Tere päevast kõigile. Teie ees on eelnõu hoonestusõiguse lõpetamiseks Mikitamäe külas kooli tema 5 kinnistul. Kinnistu koosneb 3 maaüksusest ja seal on hoonestusõigus seatud 50 aastaks MTÜ Setomaa Rahvahariduse Seltsi kasuks, kes pidi siis 2 aasta jooksul ehitama sinna alghoone, mis oleks saanud siis haridusmuuseumiks. Aga see projekt ei leidnud vist rahastust ja hoonestusõigus on ellu viimata, et juba siis 7 aastat tagasi oli see sündmus. Ja 2012 on see volikogu otsus tehtud hoonestusõiguse seadmiseks ja ettepanek on hoonestusõigust lõpetada kinnistus. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Volli Jõevikule. Aitäh. Arengu- ja planeeringukomisjonis oli see eelnõu arutusel ja kuna seal tekkis väikesi küsimusi meil, siis arengukomisjoni seisukoht on tõugata edasi järgmisele volikogu istungile see eelnõu vastu võtmine. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Jah. Mis on need küsimused, millest on see põhjendatud? See oli seoses selle mittetulundusühinguga. Kas seda oleks või ei ole? Kas ta on olemas või ei ole või selgutada saada, mis toimub? Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Aitäh ettekandjatele. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Siis on tulnud komisjonilt ettepanek, et täna me seda otsust hääletusele ei pane. Tegime täna esimese lugemise ja võtame päevakorda ilmselt siis järgmine istung või siis nii, kui te jõuate seda ette valmistada ülejärgmine. Et sobib selline, et saime õigesti aru ettepanekust. Seda hääletama me vist ei pea. Sellega on selle päevakorrapunkti käsitlemine lõppenud. Järgnevalt on avaldused kirjad. Kas volikogu liikmetel on mingisuguseid avaldusi teha, otsuse eelnõusid esitada? Kirju ei ole. Nii, ja järgmisest istungist. Järgmine istung toimub meil nii nagu praegu planeeritud on. Kuidas ta planeeritud on? Novembri, mis kuupäev jääb? 28 ja Värskast peaks olema. Jääks volikogu eestisikutsed saadaan ka. Et põhimõtteliselt sellega tänane istung lõppenud. Margul, Leinaril, Raivol ja Vollil paluks veel siia jääda, me peaks arutama natukene kõigi volikogu liikmete õigust osaleda komisjoni töös. Meil on üks teema siin lahkine, et nende inimestega nõu saame. Aitäh, volikogu istung lõppenud.